tere hommikut. Kell on 8 hommikul ja õues ei ole pime. Õues on valgust. Vaadake seda taevast, see on sinine, 8 hommikul. Tere hommikut. Tere hommikut. Oi, mu emme kirjutab. Kell on 8:09 hommikul. Ma tegelikult ei ole suht ammu nii vara tõusnud. Aga ja girl läheb Tallinnasse täna. Ja mul on 12 vaja olla Tallinnas. Aga good morning. Aga ma hakkan niimoodi sõitma, et ma oleks hoopis 11 Tallinnas. Sest mul on vaja abiline peale võtta. Karil snappis ka. Ma tegelikult ei ole suht ammu nii vara tõusnud. Aga ja girl läheb Tallinnasse täna. Mul on 12 vaja olla Tallinnas. Good morning. Mu plaan Tallinnas on juuksurisse minna. Ma saan ühe oma sõbrannaga kokku ja siis ma lähen peole. Mitte suurele peole, vaid siuksele istumisele. Oodake, mul on nii palju sõrmuseid sõrmes. See on mu ainuke sõrmus, mis ei ole full sõrmus, vaid ta on reguleeritav ja see koht ajab mul alati, võtab naha vahele ja hakkab valutama. Vaadake, ma panin tööseks isegi teistpidist, et ta oli valus. Mulle meeldib, kui mul on palju sõrmuseid, aga see lihtsalt she ain't it. Minu hommikuse meigirutiini kõrvale käib Disney Plusist Shake It Upi vaatamine. Wow, mis valgus! Ma tunnen, et carpool karaoke on vajalik hetkeseisus. Õigemini, see on alati vajalik. Mul on teile uudiseid. Minu sõber Young Sassua, Eesti parim räpper, tulevane Genka, tegi Kuidas olla coolist remixi. Young Sassua pani välja just EP nimega Vanaema juubel. Nii et kindlasti minge kuulake seda ka, ma panen lingi alla descriptionisse. Sydney telestaariks sündinud, mina tema fänn, varsti tema kõlna kapil seisab fännine. Mul on lahe sõrmus sõrmes ja kaelas ripub kett, nagu A-G-kord ütles lohakas korveit seda. Ma lasen teile siit üht bängerit veel. ÜKKNE! Pane kõrvad kinni, pane kõrvad kinni, pane kõrvad kinni. Ma kuulan õues muusikat ja tuleb minu juurde tüdruk, kes küsib, mis kell on. Pane kõrvad kinni, kui mu mussik kuuleb bämbist, minu muss on parim, kui on Bänger, ainult bängerid. Mina kuulan bängereid edasi ja sõidan Tallinnasse. Näeme peab. Tervist, me oleme jõudnud juuksurisse. Sydney on aeg teha jälle muutust, ta identiteet on jälle kadunud. Võtsime natukene juba algselt pikkust maha, aga mul on pikad juuksed, siis see nagu kasvab ja kasvab, siis need jäävad igale poole ette ja kõik mu kohad on juukseid täis. Nagu ma kuulsin ka, siis selle aasta trend pidi olema juba lühemad juuksed, ehk siis mulle väga meeldib olla trendikas ja oma ajast ees. Tervist, minu nimi on Sydney ja see on minu ankeet, et keegi võtaks mind endale naiseks. Kui te vaatate mu pead, ma olen juba valmis. Sõrmes olemas, ei pea hankima. Ainus, mida vaja on inimene. Andke all kommentaarides teada. Kas teie olete see inimene? Tere, ma olen Eminem. Okei, ma teen hair reveal'i, ma olen päris YouTuber. Mul on nii ebamugav. Marti Allik teeb siukseid asju, mitte mina. Oh my god, oota! Sa oledki Billie Eilish. Billie Eilish, ma reaalselt olen. Kas sa tulid nüüd, võtad seda kleidi ja lähed? Kes see Pimpu on, ma ei tunneks sind Kes see selja. Mina ka ei tunne ennast ära. Pane oma käsi juustesse.
ma räägin teile korra seal lõbusa ja meelelahutusliku sisu vahele veits tõsisemat juttu ka. Ma väga pikalt sellel teemal ei peatu, sest ma tahan, et te ise läheksite ja uuriksite, aga ma palun teid, et te läheksite sellisele YouTube'i kontole nagu Sõnaväega perevägivalla vastu. See kanal toob esile erinevaid perevägivallaga seotud teemasid ja kuidas nendega tegeleda ja kuidas neid lahendada. Seal kanalil on üleval erinevad lühianimatsioonid, mis siis käsitlevad lugusid erinevatest perevägivalla kogemustest. Nende videotega on võimalik ennast hästi lihtsalt ja hästi kiiresti teemaga kurssi viia ja samuti on olemas seal ka info ja telefoninumbrid, kuhu siis mure korral pöörduda. Ma panen siia nüüd ühe väikse klipiga, mille kaudu te võib-olla siis saate aimu, et milliste videote ja animatsioonidega seal kanalil tegemist on ja ma panen alla descriptionisse lingiga, et te saate otse selle lingi kaudu minna siis sinna YouTube'i kanalile ja veits ennast teemadega kurssi viia, ehk siis kindlasti minge klikkige seda linki ja minge harige ennast ja minge vaadake, millega seal täpsemalt tegu on. Mina olen Karin. Kõikidele sugulastele ja sõpradele paistsime me välja nagu muster perekond, armastav ja hooliv ema, edukas ja kena isa, mina ja mu tüütu väike vend. Tegelikult oli meie elu hoopis teistsugune, sest kodus emaga tülitsedes muutus isa täielikuks koletiseks. Viimasel ajal lõppes pea iga nende tüli sellega, et isa läks emale kallale. Ja kui ma üritasin vahele minna, siis lükkas isa mu lihtsalt eemale. Ma ei teadnud, mida teha. Iga tülitsemise korral jooksin väikse venna juurde, võtsin ta sülle ja katsin ta kõrvad. Kui ma küsisin emalt, miks ta seda talub ja miks me ära ei lähe, siis vastas ta, et meil ei ole kuhugi minna. Koolis märkas mu hinnete kukkumist Inka Õps, kellega ma olen alati hästi läbi saanud. Pärast koolipäeva viimast tundi küsis õpetaja, et kas mul on ikka kõik hästi. Tundsin piinlikkust ning valetasin, et kõik on korras. Enne kui ta mul minna lasi, ütles ta, et kui mul on mingi mure, siis tema uks on alati avatud. Koju jõudes nägin aga köögilaua taga nuuksuvat ema, kes varjas oma värisevate kätega siniseks löödud silma. Siis ma mõistsin, et siit põrgust pääsemiseks pean sellest kellelegi, ükskõik kellele rääkima. Järgmisel hommikul koputasin kohe Inka õpetaja uksele ning rääkisin talle kõigest. Õpetaja võttis ühendust emaga ning soovitas tal helistada nõustamisse. Lahkusime kodust samal päeval, loetud tunnid enne, kui isa koju jõudis. Me saime abi ning elame nüüd venna ja emaga turvalises kodus, kus ei ole enam hirmu ega vägivalda. Koolis läheb hästi ning kodus ka. Vahest käib venn närvidele, aga selle elab üle. Olen õnnelik, et meie peret aitas vägivalla vastu Sõnavägi. So, te nägite küll, mida ma just searchisin. Mu üks friend eile kirjutas mulle, ma võiks oma kulme bleachida ja ma ei ole selle peale kunagi mõelnud. Nagu kunagi. Ja ma olin mingi... Aga miks mitte? Seega, me läheme nüüd koos teiega Trade House'i. Me ostame mulle kulmuhelendajad. Pean minema ostma ka vaseliini. Mul oli siuke plaan valmis tehtud, kuidas ma kavatsen kõike seal poes filmida, kuidas ma oma asju otsin, aga seal poes oli nii palju müüjaid, kes käisid kogu aeg juures. Lõppude lõpuks ma ei filminudki midagi, seega ma lihtsalt teen hauli. Blondeerivat pulbrit, 6% emulsionit, spuuli, seda levitada oma kulmudesse ja apteegist ma ostsin tuubiga vaseliini. Vaseliin on reaalselt kaatsent toode nagu. On nii odav ja see teeb oma tööd nii hästi ja see on nii mitmekülgne. Lähme nüüd koju ja hakkame kulmi bleachima. Tukk näost ära. Kõigepealt, mis teha tuleb, ma lugesin ja vaatasin videotest. Selle ala oma näost täiesti nagu ära puhastama. Kui sul on mingisugustki nagu kriisi või midagi mustust kulmudes, siis see bleach ei hakka külge. Puhastan siit alalt kõik niimoodi ära.
seda tuli panna 1 part each ehk siis sama palju ja see peaks olema siuke jogurtjas kreemias tekstuur. Kui te oleksite öelnud 1,5 aastat tagasi Sydneyle, et sul tuleb siuke era, kus sul on septum, nina, rõngas, blondid, heledad juuksed, kulmuslitt ja siis sa bleach'id oma kulme, ma oleks öelnud mingi, saatke ta Rootsi. Sest et Mart Helme ei tahaks teda siia Eestisse. I get why, nagu see on valge pulber, see pidi sinine olema, et ta tooniks ka. Juba on kõik halvasti. Miks see valge on? Nii äkki. Chemistry. Ühes videos see Mimm kattis oma silma nagu paberiga ära, et tal silma midagi ei läheks, seega. Oh my god, girl, mida ma teen? Oh my god, mulle tundub, et see juba on nagu hele. Oh god, mida ma teen? Saatke mind Rootsi, palun. Aren't you embarrassed? Yes, I am. Igale poole. Bleach. Kuna helendav efekt toimib kõige paremini soojas ja mul saran wrap'i ei ole, siis mul on köögis mammida seda kile ja ma panen selle omale kulmude peale. Tuleb 10 minutit hoida algselt maksimum ja siis vaadata edasi. Kell on 17.09, ma panen 10 minutit taimeri. 10 min start. Eks ma siis hängin siin oma kuradi svammi pasaga. Taimer tirises. See on hele. See kulm on hele. Miks ma teen siukseid asju? Miks? Minge nii perse. Kuradi Russalka, sina ütlesid, et tees. Ma ei olegi kulme, vaata seda. Ma kaotan kõik oma Insta jälgijad ja kõik oma sõbrad. Mul on nagu siukest tooni, et eks ma panen teda siis endale kulmudesse ja ma vihkan ennast, teate seda. Ma näen välja nagu vast sündinu. Ma käisin pesus ja ma otsustasin, et ma ikkagi täna ei värvi neid veel tagasi. Et ma katsetan praegu veits meigiga, et ma teen endale mingi laheda meigi. Okei, kuulge! I kind of think this is a moment, no? Ja? Esiteks see ei näe välja üldse nagu mina. Üks mulle nagu meeldib. Miks mulle meeldib? Aga nagu ainult just siukse tumeda meigiga, kui mul ei ole näos mitte midagi. No girl, no. She's kind of slaying. Aga ma ei näe välja nagu mina. Okei, kuulge. Ta ikka ei näe nagu kaameras nii hea välja, kui ma tahaks, et ta näeks. Ta näeb mu telos palju parem välja ja läbi peegli. Aga I kind of think this is a moment, no? Ja? Nagu esiteks see ei näe välja üldse nagu mina. Aga nagu it's a moment. I don't know, girl, I don't know. Üks mulle nagu meeldib. Miks mulle meeldib? Miks? Oh my god, miks mulle kinda meeldib? Aga nagu ainult just siukse tumeda meigiga, kui mul ei ole näos mitte midagi. No girl, no. Aga ma tegin nagu veits tugevamat tedratähnid ka ja siis tume meik. She's kinda slaying. Nagu she's kinda slaying. Aga ma ei näe välja nagu mina. Ma ei ole kunagi siuke välja näinud. Ma arvan, et ükski mu lähedastest ei tunneks mind ära, kui ma tänaval vastu kõnniks. Aga it's kind of a moment. BRB lähen teen miljon selfit. See you soon. Veits on aega möödas ja nagu te näete, ma värvisin oma kulmud tagasi. Aga praegu, kui ma monteerisin ja ma neid klippe vaatasin, kinda võib-olla igatsen heledaid kulme. Ma ei teinud kunagi outrot, sest et ma ei teadnud, millal ma seda videot lõpetan. Ma tänan omalt poolt, et te seda videot vaatasite ja ma näen teiega juba kohe varsti uue videoga. Tšau! Pole raske olla cool, kui sul naeratus on suul. Mul on tuju hea, olen over the moon. Sydney telestaariks sündinud, mina tema fänn.